Tere! Ma olen hetkel Barcelonas. Täna on, ma ei teagi mis päev, mingi 11. jaanuar äkki või midagi niimoodi. Ja nagu näete, siis see on väga ilus ilm ja ma hetkel olen kampsuni peal, ma võiksin olla T-särgi peal siin vabalt meie rõdul, et siin on nii ilus ilm. Ja ma mõtlesin teha teile elu update'i, mida ma pole teinud väga-väga kaua aega. Ja jah, väga palju asju on muutunud ja positiivse poole või negatiivse poole, kes seda teab. Aga elu on läinud edasi. Ühesõnaga, kui sa jälgid mind Instagramis, mis on siis Birgit Kool, siis võib-olla oled tähele pannud, et minu eelmise aasta lõpp ei olnud just kõige ilusam ja rõõmsam nii-öelda, et mul viimased nagu 2019. aasta 6 viimast kuud on olnud väga retsid, ütleme nüüd, ja elus on hästi palju muutusi toimunud ja pigem negatiivseid muutusi ja pigem negatiivseid kogemusi olen saanud enda elus ja ma olen pidanud sealt edasi liikuma nüüd uuel aastal. Ja ma olen hetkel sellises pointis, kus ma teadsin, et ma jõuan siia. Võib-olla te kuulete tuult või midagi niimoodi ka. Et ma teadsin, et ma jõuan siia pointi, kus ma suudan kõigest sellest kõik rääkida ja ma teadsin, et ma saan edasi liikuda, aga lihtsalt, et küsimus on millal nagu. Ja ma loodan, et see autode põrin taga ei sega väga palju, aga ühesõnaga ma olen hetkel enda eluga rahu teinud ja sellepärast ma mõtlesingi teile natuke rääkida, mis on tegelikult toimunud, aga ma olen mingist asjadest rääkinud juba nagu, et ühesõnaga, alustades sellest siis juulikuus ma hakkasin haiglate vahel käima, honestly, ja andsin 30 vereproovi, skaneerimised ja operatsiooni läbisin, et nad pidid tuvastama, kas mul on mingit haigust, üht suurt haigust. Päeva lõpuks mul ei olnud mitte midagi, et see läks mul väga positiivselt, ütleb niimoodi, aga et minna läbi see protsess oli väga energiat emotsionaalselt väga raske mulle, energiat nõudev, et ma olin õnnelik, et minu poissõber sel hetkel oli minu kõrval, et kuna ma olin Taanis üksi, siis, või enda poissõbraga, siis oli väga raske periood mulle. Aga päeva lõpuks kõik läks positiivselt ja kõik hea ja mina olin õnnelik ja kõik nii. Siis jõudis kokku siis jõudis nii-öelda see moment, kus ma pidin kolima välismaale ehk siis Barcelonasse septembri keskel ja päev hiljem, kui ma kolisin siia, ma sain kõne enda vanematelt, et mu koeraga ei ole kõik hästi. Et ta murdis jalaluu ja mis oli põhjustatud luu hõrenemisest ja ta ei saanud enam kõndida ja teda ei saanud mitte kuidagi aidata, et ei saa kipsi panna, ei saa amputeerida jalga ja kolmas variant oli magama panemine. Ja nädal hiljem siis pandi mu koer magama ja see oli väga-väga raske, kuna ma just kolisin välismaale ja ma olin täiesti üksi. Ja ma ei saanud päeva pealt sõita Eestisse temaga hüvasti jätma, samas ma teadsin, et see oleks väga raske mul seal koha peal olla ja siis olidki minu kõned temaga olid telefoni teel põhimõtteliselt, nägin teda viimast korda ja järgmine moment teda siis enam ei olnud, kuna me panime koera magama. Ja ma tuli sõber siia. Ühesõnaga, ja ma olin sel hetkel üksi seal Hispaanias ja see oli väga raske ja kõige raskem moment oli see, et ma olin tegelikult ühes väikses linnas terrassas, kus tegelikult polnud mitte kedagi, ma pisardan siin. Polnud mitte kedagi ja ma olin täiesti üksi seal ja see oli raske ühesõnaga. Siis liikudes edasi, siis mingi hetk tuli kiri minu koostööpartnerilt
Taanis, et ta otsustas lõpetada kõik firmad ära, kaasa arvatud meie firma, mis tähendab seda, et firma läks kinni Taanis, mis oli tegelikult positiivne ausalt öeldes, aga natukene mingi šokk oli ikkagi, et me just alustasime ju seda firmat, et maikuus, et samas ei liikunud mitte kuhugi, sest mina keskendusin Fennikbitile ja nemad keskendusid teistele firmadele, et mingis mõttes see oli positiivne, et see läks kinni. Siis liikudes edasi, kui te võib-olla olete minu Instagrami jälginud natukene hoolsamini, siis te võib-olla olete tähele pannud, et minu poissõbra pildid on sealt kadunud. Klassikaline liigutus nii-öelda. Et me läksime oma teed nii-öelda. Kahjuks oli tema poolne otsus ja me oleme endiselt sõbrad ja me saame endiselt läbi. Et midagi, mingit taldrikute loopimist ei olnud või keegi kolmas inimene ei olnud meie vahel ja kõik on korras ja nüüd ma olen sellega enam-vähem rahu teinud, aga see oli väga raske periood minu jaoks, et ma poleks siia uskunud, et kui valus võib olla selline lahkuminek. Excuse me, I'm doing video here. Igatahes ei. Ja siis liikudes edasi, siis oligi jaanuari või detsembri lõppu juba, et tegelikult need olid need kõige hullemad asi, mis toimus. Sorry, mul kass siin all võbeleb. Ja need olid kõige nagu raskemad momendid ja selle kõrval veel Fennikbitiga oli kollektsiooni välja tulemine, mis see periood või see protsess ei olnud mingi lust ja lillepidev, kuna sellega oli ka nii palju probleeme, et see stress selle otsa oli lihtsalt nii raske, et ma nagu, jah, see oli raske ühesõnaga, et kõik need asjad kuhjusid niimoodi, et ma aasta lõpuks, kui aastanumber nii-öelda vahetus, siis ma reaalselt hands down ma päriselt, ma kuskil Tallinna tänavatel lihtsalt kükitasin ja nutsin nagu, et inimesed kõndisid must mööda, nagu peatasid kinni, nagu oled sa kõik on korras või, et jah, ja kui ma päris aus olen, siis ma tunnen, et 2020 nagu ma ei tea, kuidagi kõik see asi, kõik mis juhtus nagu jäi selja taha 2019 aastasse ja ma olen liikunud siiamaani edasi, mis nüüd 2-3 nädalat väga ilusti ja naeratusnäol ja enda eluga rahul, kus ma olen hetkel, et elu jääb pidama, olen aru saanud sellest kahjuks või õnneks, et jah. Ja mis nüüd edasi ongi see, et ma olen hetkel Barcelonas. Siin ma viibin veel mõned päevad, siis ma olen tagasi Taani ja jätkan enda tööga, mis seal pooleli jäi. Samuti ma alustan personaalse treeneriga Taanis ja mitmes kohas ma alustan tantsuõpetajana, mis on väga cool. Ja mis ma veel kätte võtan on teised tantsustiilid, nagu mul mõttes on praegu, et hip-hop ja contemporary dance ja mul on plaan ka investeerimisega hakata tegelema, ehk siis vaikselt õpin selle valdkonnas ka ja samuti ma teen lõputööd nüüd, et ja ma lähen reisile ühte kaugetesse riikidesse, aga see ei ole veel kinnitatud täiesti, kuna mul ei ole lennupiletit, aga ma loodan, et see saab kinnitatud järgmiste päevade jooksul, aga plaanis on Keenia ja Peru ning samuti Switzerland ja kuna mu sõbranna elab seal ja võimalik, et ma lähen Austraaliasse, aga see on samamoodi lahtiselt praegu, et variante on väga palju ja mis tähendab ka seda, et juulikuus ma lõpetan nii töö kui ka enda ülikooli ja ma peaksin täiskasvanud elu nii-öelda elama hakata, mitte et ma teaksin, mis mu praegus, mida ma teen üldse praegu, aga et ma ei tea, mis juulikuu toob või peale seda toob, et võimalik, et ma olen Eestile varianti ja tulen vaatan, mis Eesti pakub, et see on võimalik. Ma lihtsalt tahtsin teile märku anda, et ei ole nagu kõik
Lust ja lillepidu ja mul oli väga-väga raske periood eelmine aasta. Aga elu läheb edasi ja tuleb edasi liikuda. Kus sa tuled? Ühesõnaga jah, ma tahtsin teile väikse update'i anda, et olen ilus ja terve ja olen endaga rahu teinud võrreldes eelmise aastaga, et olen aru saanud, et tuleb edasi liikuda. Et ma ei saa kinni hoida milleski, mis ei ole minu võimsuses nii-öelda. Et kõik need asjad, mis juhtusid eelmine aasta, need olid nagu mingite uste kinni panemine minu jaoks, et mis tähendab seda, et loodetavasti mingid uksed avavad varsti. Et jah, selline on minu elu siis. Jah, thumbs up ja subscribe'ige, et hoiame ühendust siis.